Tere, rõõm kõiki tervitada ja mul on eriti hea meel, et Keit nõustus külla tulema. Nagu ikka ma lühidalt ennast tutvustan, et ei pruugi kõik teada, et olen Marin, jagan rahatarkust mikroinvestorina, blogin, Instagramis olen aktiivne ja ise olen investeerinud 5,5 aastat nüüd. Aga mida ma väga tihti ei maini, mul läheb endalgi meelest, et ma olen ka tegelikult jurist. Aga miks siis teine jurist mul külas täna on sellepärast, et ma tegelikult nagu iga jurist ei tea kõiki valdkondi. Ja ma ei ole, just mainisin ennem Keidile, et ma ei ole üldse mõelnud nagu selles valguses, et nagu rahatarkus ja õigus, et muidugi juriidika on nagu igal pool, igas valdkonnas, aga nagu eraldi sellele mõelnud, aga tegelikult on need küsimused nii olulised. Ja Keiti ma tean, hakkasin mõtlema, et umbes aasta tagasi oli see, kui ma tulin esimest korda Naisinvestorite klubis ühte õpigruppi, et ma olin pikka aega jälginud neid õpigruppe, siis vahepeal olid need niimoodi, et pidi jõuata kokku saama, et ei olnud veel Zoomis, et siis ma ei saanud ja siis ei sobinud, siis ma mõtlesin, mida ma tahan. Ja siis ma leidsin õige õpigrupi lõpuks, et aasta tagasi siis meie kohtusime. Aga Keit, aitäh, et tulid ja tutvusta ise ennast rohkem, et Tere, mina olen Keit ja tegelengi igapäevaselt juriidilise nõustamisega ja teen seda oma ettevõtte alt, mille nimi on Legal Room. Ja ennem seda tegelikult töötasin mõned aastad advokaadibüroos advokaadina, nii et praeguseks juba päris pikalt igapäevaselt seal juura maailmas olnud. Ja väga tore, aga mis need sinu peamised valdkonnad on õiguses, et võib-olla selle alustuseks ka? Ja ma peamiselt nõustan ettevõtteid erinevate lepingutega seotud küsimustes ja ka näiteks tööõigussuhetes, aga vahel tuleb sekka ka eraisikuid, ja kui eraisikud tulevad, siis neil tegelikult on hästi sageli sellised võib-olla varaga seotud mured, mida me hakkamegi siin täna lähemalt vaatama. Väga huvitav, mõtlesin, et ma alustuseks küsin sellise üldise küsimuse, et mis on nagu üldse kõige olulisem küsimus, kui sa tegeled nagu rahatarkus investeerimisega, mis on nagu juriidiline, et nagu üks kõige olulisem asi. Neid on, ma arvan, selle päris palju, et ilmselt kõige olulisem on see, et endale oma õigused üldse selgeks teha, et mitte ise teadmatusest lihtsalt vigu teha, et meie selline näiteks partneri valik ja sellega seonduvad varasuhted kindlasti mõjutab meie investeerimisteekonda ka. Ja, et ma alustuseks võtamegi selle varasuhete teema, et eks sellest natuke on ka juttu olnud, aga ikkagi nagu tundub, et tihti sellele ju ei mõelda, hakatakse usinalt toimetama, aga et võib nagu mingeid selliseid ohukohti olla, millele tasuks mõelda. Et ma nüüd küsin selle varasuhete kohta, et mis selles nagu kõige olulisem on, et selline, et lisaks, et sa tead oma õigusi nagu üldiselt on ja siis ka varasuhetes, aga mida nagu esimese asjana peaks silmas pidama? Ja, et siin oleneb hästi palju, et kas sa oled abielus või sa lihtsalt elad näiteks oma partneriga koos. Et kui inimesed on abielus, et siis tulevad tegelikult perekonnaseadusest kindlad reeglid, mis seda olukorda reguleerivad. Et kui sa ei ole abielus ja lihtsalt elad oma kaaslasega koos, et siis tuleb nagu ise hoolikam olla, et seadusandja siis mõtleb, et järelikult sa ei soovi, et seadusandja poolt sulle dikteeritaks, kuidas need varasuhted peaksid jagunema. Et me võimegi natukene lähemalt vaadata näiteks 2 erinevat varianti, et kui inimesed on abielus või praegu plaanivad abielluda või siis seda, et kui elatakse lihtsalt koos ja soovitaksegi lihtsalt koos elada. Ja just, et mida nagu, see on eriti hea veel, vaata, kui keegi plaanib abielluda, et mis see siis nagu tähendab sulle, et see on nii hea asi, mis sa nagu välja tõid, et me muidu mõtleme ju väga, et abielu on midagi romantilist ja mida iganes kõigile nagu tähendab, võib-olla ka natuke midagi erinevat, aga nagu juriidilisest vaates see on põhimõtteliselt nagu mingi leping, on ju. Lihtsalt seadusandja on väga palju juba ära reguleerinud, et sa ei pea nagu ise reguleerima, võib-olla see on nagu kõige suurem erisus, aga abielus on ju nüüd ka varasuhetes erisusi. Ja, et kui just alles plaanite hakata abielluma, siis tegelikult seoses sellega, et te peategi ära valima, millist varasuhet te soovite, et teie abielule siis kohaldatakse. Ja seaduses meil on 3 erinevat varasuhet, et on varaühisus, varalahusus
ja vara siis juurdekasvu tasaarvestus. Ja nendega tegelikult kaasnevadki erinevad tagajärjed. Et kõige tavalisem on siis varaühisus. Et see tähendab siis seda, et kõik nii-öelda abikaasade poolt abielu jooksul teenitud vara on siis poolte oma, jaguneb seal võrdselt ja seda nii-öelda võivad pooled siis koos hallata. Ja varaühisuse puhul, mis tuleb võib-olla nagu üllatusena, on see, et see tähendab ka näiteks ühe abikaasa palk või seal pangakontol olev raha, et see on ka tegelikult pooleldi teise abikaasa oma, et sellele hästi sageli ei mõelda ennem, kui juhtub näiteks kurb sündmus, et üks abikaasadest sureb ja kui pooltel on siis nii-öelda see vararežiim, siis kui hakatakse pärandvara määrama, siis pool kogu sellest ühisvarast läheb nii-öelda pärandvara hulka. Ehk siis mõnele inimesele on tulnud nagu suure šokina, et näiteks ka pool minu pangaarvel olevatest vahenditest läheb nüüd pärandvara hulka, mis jaguneb tegelikult nii-öelda abikaasa pärijate vahel. Et see on üks asi, millele sageli ei mõelda, et või ka näiteks, et kui sa abielus olles asutad osaühingut, siis samamoodi ka see osaühingu osa on tegelikult ühisvara või sealt osaühingust tulevad dividendid, et mis sest, et võib-olla, et sinu abikaasa iseenesest ei panusta sellesse. Ja võib-olla tema nime nagu ei ole seal kuskil osanikuna. Just, aga tal ikkagi on nagu õigus poolele sellest. Üks küsimus, mida hästi sageli ka minu käest küsitakse, et jõutakse nagu selle hetkeni, et näiteks soovitakse abielu lahutada. Ja siis üks partner küsib, et mina olen näiteks palju rohkem panustanud seoses ettevõtluse või investeeringutega, et kas mulle tekib siis nagu suurem õigus nüüd sellest ühisvarast lahutades saada, et sellele on tegelikult hästi raske vastata, et seadus meil nagu lähtub sellest, et abikaasad on võrdsed, et see üldreegel on see, et see ühisvara siis jaguneb ka võrdselt lahutades. Ja võib-olla selle ühisvara kohta seda, et varem oligi nii, et kui sa abiellusid, sul oligi ühisvara, et sa pidid nagu reguleerima, vist oli abieluvaralepinguga seda, et see ei olnud nagu seda 3 režiimi, mis nüüd on, et võib-olla nagu enamus inimesi võib-olla mõtlevadki, et abiellun, siis meil ongi ühisvara, et see võib-olla võib ka üks koht olla, kus viga võib sisse tulla. Ja, et kõik, kes siis abiellusid ennem, ma arvan, et see oli 2010, et ennem seda, et siis oli nagu eeldus, et neil on varaühisus. Aga ma natuke tooks välja ka selle, et seal on ka mingid erandid, mis seadusest tulevad, et näiteks ka abielu ajal saadud kingitused või pärand või siis isiklikud tarbeesemed, et need siiski ei ole ühisvara, et need jäävad ikkagi nii-öelda selle abikaasa enda omaks, vaatamata sellele, et nad on abielus ja valinud selle ühisvara režiimi. Aga võib-olla ma küsin veel ühisvara juurde, jääme praegu hetkel, et kui mul oli enne abielu juba tehtud ettevõte, see on minu oma, see on ju lahusvara, aga kas teatud tingimustel või mis juhul see võib nagu sealt teenitud tulu muutuda ühisvaraks, et ma saan aru, näiteks kui ma palka endale maksan, siis see on samamoodi palk ükskõik, kust see tuleb, et see on meie ühisvara. Aga kas on dividendid või et võib-olla see ka ikkagi tuleb välja. Dividendid on samamoodi ühisvara, et kui sealt nii-öelda välja maksta dividend, et siis see muutub ka ühisvaraks, et tegelikult sellest aastast meil on ka üks Riigikohtu otsus, mis ütleb, et kui üks partneritest näiteks on ettevõtja tegeleb ettevõtlusega, et siis võib-olla see seadusest tulenev vararežiim ei ole nagu kõikidele vajadustele vastav, et tasuks nii-öelda siis sõlmida abieluvaraleping, ikkagi konkreetselt omale sobivad tingimused kokku leppida. Ja võib-olla ma siin kohe lisan ka seda, et abieluvaraleping tuleb sõlmida notari juures, et sellest ei piisa, et kui te omavahel istate maha ja mingid asjad paberile kirja panete, et seal on ikkagi vajalik see notariaalne vorm. Aga seda võib siis ükskõik millal abielu ajal teha, see ei ole ju midagi, mida sa kohe pead valima. Ei, et seda võib teha ükskõik millal ja sellega saab ka näiteks juba varem valitud seda nii-öelda vararežiimi muuta või siis mingeid üksikuid esemeid sealt varaühisusest välja tõsta näiteks. Et näiteks üks abikaasadest mõtleb, et ta soovib osta endale nagu mingi üürikinnisvara ja ta ei soovi, et see oleks nii-öelda ühisvara, et siis kui mõlemad partnerid sellega nõus on, et siis on võimalik seda tegelikult abieluvaralepinguga teha. Väga huvitav, aga kas
notar on ilmselt ka selleks, et nagu tagada, et see kõik on nagu korrektselt tehtud, aga tihti on vaata seaduses ka see, et nagu ala nõrgemat poolt kaitstakse, et siin ilmselt ei ole, et siin on lihtsalt sa lepid kokku ja nii on. Et ilmselt pole ka põhjus kedagi nagu näha nõrgema poolena, et notar vaatab lihtsalt, et sa oled nagu täie mõistuse juures ala, ja sind ei sunnita tegema. Ja, et notaril on ikkagi selgitamisfunktsioon, et ta tegelikult peaks siis selgitama mõlemale abikaasale, et mis see endaga kaasa toob, kui selline leping sõlmida, et mõlemad pooled ikkagi oleks teadlikud sellest, et mis on need juriidilised tagajärjed. Et tegelikult see ühisvara nii-öelda valik ju kaitseb ka võib-olla seaduses, kaitseb ka nii-öelda seda nõrgemat poolt, sest et vahel ju juhtub, et näiteks üks partner nii-öelda panustab rohkem tööle, teine panustab nii-öelda rohkem kodus, et selle tulemusena tegelikult see garanteerib selle, et mõlemad partnerid ikkagi saavad sealt abielust nii-öelda mingisuguse võrdses varalises olukorras ka lahkuda. Just. Aga mul üks küsimus tekkis veel selle ühisvara kohta, aga need sambad on ikkagi isiklikud või? Seal see teine sammas peaks kindlasti olema, et seda tasub kindlasti perekonnaseadusest üle kontrollida, aga seal on mingi erand tõesti. Ja okei, see on väga põnev. Mul praegu hakkasin mõtlema, et päris tihti nagu kuidagi räägitakse, nagu oleks eraldi, aga seda saame täpsustada. Ja seal selles mõttes on toodud, et kui perekonnaseadus nii-öelda lahti võtta, et seal on eraldi toodud, et mis jääb ikkagi siis lahusvara hulka. Lahusvara osas tahad sa midagi selgitada, et see tundub nagu nii loogiline, et kõik on nagu erinev, aga on seal mingeid erandeid ka kindlasti jälle? Ja, et lahusvara puhul on ikkagi siis see, et vaadatakse, et nagu kaks inimest, kes ei oleks abielus, et võib-olla üks asi, mida teada, et perekonnaseaduses tuleb see niisugune kodukaitse põhimõte, et kui ikkagi müüa perekonna nii-öelda ühist kodu või eluaset, et siis võib ikkagi olla vajalik teise abikaasa käest nõusolek saada selleks. Ja pärimine toimub tegelikult samamoodi, et selle erisusega, et siis sinna pärandvara hulka läheb nii-öelda ainult selle poole lahusvara, aga samas ka lahusvara puhul on abikaasa pärijaks, et seda ei ole, et nii-öelda, et kui meil on nüüd lahusvara režiim, et kui tekib see pärimise olukord, et siis abikaasa üldse ei päri, et ikkagi pärib. Et see on siis see erisus, et kui sa ei oleks abielus, et pärimisel tuleb see juba mängu. Aga jah, põhimõtteliselt see on siis nii, et mõlemad abikaasad teevad oma varaga, mida nad soovivad, et soovib kindlasti nendele partneritele, kes soovivad võib-olla väga palju iseseisvust ka abielusuhetes. Aga see kõige keerulisem variant, see juurdekasvusüsteem, et räägi sellest ka. Ja, et see on kindlasti kõige keerulisem süsteem, et ma olen sellega üsna vähe tegelikult kokku puutunud, sest et väga vähesed inimesed nii-öelda soovivad seda valida, võib-olla just sellepärast, et see on nagu päris keerukas. Et see tähendab siis seda, et mõlemad partnerid on nii-öelda omanikuks sellel varal, mille nii-öelda, ütleme, kuidas ma ütlengi seda, et nad käsutavad seda vara, mis on... Oi, vabandust. Nii keeruliseks läks teema. Nii keeruliseks läks teema tõesti, jah. Et ühesõnaga, et seal ei ole nagu seda, et see oleks ühisomand vara, vaid mõlemal partneril on ikkagi oma vara, nad ise teevad sellega tehinguid, kasutavad seda, kuidas nad soovivad. Ja siis nii-öelda kui abielu lõpeb, siis toimub see tasaarvestuse moment, ehk siis see abikaasa, kes on nii-öelda teeninud rohkem, siis sellel vähem teeninud abikaasal on õigus poolele sellest summast. Et ma ei tea, kas mul õnnestus see praegu nagu enam-vähem selgelt edasi öelda. Võib-olla täpsustan, et see summa, see poolele sellest summast, mida ta on rohkem saanud. Just, täpselt. Nagu tervest kõigest, või ta ei saa enam poole. Ja, just. Ehk siis sealt tekib see nii-öelda see tasaarvestuse moment. Et siin nagu kohe mõtled sellele, et eks ise nagu lepitakse kokku, aga et sellepärast ongi ta nii keeruline, et eks ta muidugi, ta tuleb alles ju lahutusel mängu, aga sa pead nagu teadma, et mis siis juhtuma hakkab, kui sa selle valid. Et sa näiteks, et tihti ju vaata naised on lastega kodus, et siis sina paned ennast tegelikult nagu võib-olla nõrgemasse positsiooni.
aga noh, nagu sa ütlesid, peaasi, et sa oled teadlik asjadest. Just, et selle nii-öelda režiimi valikul peab arvestama seda ka, et see pärimisolukord muutub ka natukene keerulisemaks. Et selleks, et see nii-öelda pärandvara suurus kindlaks teha, tuleb siis nii-öelda see tasaarvestuse protsess kõigepealt ära teha. Vot, see on väga huvitav, et siis tuleb ta ka ikkagi mängu, on ju? Ja just, et jah, ma olen nõus, et see on natukene keeruline, võib-olla natuke raskesti aru saada, aga kindlasti mingitele inimestele sobib. Ja no siis arvutataksegi välja, on ju, et Just. Ja kui lahutuse puhul ise hakkama ei saa nagu kokkuleppele, siis kohus teebki seda, et. Ja, et siis kohus otsustab. Ja no, et me ei räägiks ainult vaata nagu negatiivsetest asjadest, et siis kui lahutus tuleb, siis kui ära surraks, on ju, siis me lihtsalt peame ette nagu ka vaatama ja teadma oma õigusi. Oma õigusi sul on vaja ka muidu, et mitte ainult siis, kui kõik halvasti läheb, on ju, et tasub nagu muidu ka ikkagi teada ja no ma usun, et kindlasti inimestel on, et kui abielluma hakkad, et siis sa ei taha võib-olla mõelda sellele, aga sa lihtsalt pead nagu seda varasuhet ju valima, et võib-olla selles suhtes on nagu see parem variant, et sa oled nagu sunnitud valima, et jah, et pärast sa saad ikka ju reguleerida ja nagu sa ütlesid, muuta abielu varalepinguga ka ju, on ju, et ikka meile ei sobi näiteks või midagi võib ju ka muutuda, et ega ta ei ole nagu selles mõttes kivisse raiutud. Absoluutselt, aga võib-olla natukest mõelda, et kui valida näiteks see lahusvara režiim, et siis kui näiteks ise ollagi see lastega kodus olev, kellel on valitud see lahusvara ja oma vara väga ei ole, et see on kindlasti niisugune riskikoht, millele võiks mõelda. Just, et sa lihtsalt tead neid riske, et ega me keegi ei arva, et kui sa abiellud, et hakkame lahutama või et midagi juhtub halba, me loodame, et ei juhtu, aga et sa pead selleks nagu valmis olema. Aga mul tuli meelde nüüd see, et me oleme abielust rääkinud ja kindlasti nüüd räägime sellest, kui ei ole abielus. Et natuke tuli vaata välja seda, et millal nagu isegi lahusvara puhul on see abielu oluline. Aga mul jäi meelde see kodukaitse mõte näiteks põhimõtteliselt perekonnaseadusest, et kas siis, kui sa ei ole abielus, et kas siis see ju ka peaks kehtima või see on abielu korral? See kehtib ainult abielu puhul, et perekonnaseadus ikkagi nii-öelda kaitseb neid abielusuhteid. Et kui ei ole abielus, et siis ei ole mingisugust seadust, mis seda otseselt reguleeriks. Et minu soovitus on see, et kui on siis soov ühine kodu nii-öelda luua ja näiteks ka osta koos kinnisvara, et siis osta see kaasomandisse. Et see tähendab siis seda, et mõlemad pooled on kinnistusraamatus omanikena kirjas. Et kahjuks me näeme hästi palju seda, et üks pool näiteks ostab kinnisvara, tema on seal omanik, ta tasub laenumakseid ja siis teine pool nii-öelda kannab toiduga seotud kulud või lastega seotud kulud. Et mis siis lahku minnes juhtub, ongi see, et ühele poolele nii-öelda jääb kogu vara ja teisel poolel on päris keeruline üldse midagi saada. Ja just, et sellele ka mõelda, et aga jah, ja just see, et mul tuli kohe see meelde, et inimesed muidu räägivad kogu aeg, et kelle nimel midagi on, vaata. Juriidiliselt ei ole see sinu nimel, vaid et on tähtis, kes on omanik, on ju, lihtsalt nagu täpsustada, et vaata, vahest võib ju olla ka, et ühe abikaasa nimel on, aga tegelikult on ühisvara. Et selles mõttes sa pead nagu teadma seda regulatsiooni, nagu, et mis teil valitud on ikkagi. Ja, et tänapäeval minu meelest küll kantakse mõlemad abikaasad ka kinnistusraamatusse, aga kunagi vanasti oli tõesti nii, et kanti näiteks üks abikaasa ainult, aga see ei tähenda seda, et see oli nagu selle abikaasa oma, et mingi periood oli selline. Aga jah, kui ei ole abielus, et siis on täiesti võimalik osta niimoodi endale kodu ja kinnisvara, et mõlemad on omanikud, aga see tähendab ka seda, et seal kinnistusraamatus peaks olema nii-öelda mõlema poole nimi ja ka siis mõlema poole nii-öelda osa suurus sellest kinnisvarast. Ja et see aitab nagu päris palju kaasa, et ma ei taha tegelikult ka, et me kohe lähme uuesti sinna hästi negatiivsete sündmusteni, et kui toimub see lahkumineku protsess jälle, aga ma ei saa seda teemat nagu täiesti ka vältida, et see tähendab seda, et kui näiteks on ostetud nii-öelda ühiselt see kinnisvara, siis ongi võimalik, et kui jõuate kokkuleppele, saate selle kaasomandi notari juures ära lõpetada,
aga kui ei jõua kokkuleppele, et siis on ikkagi võimalik pöörduda kohtusse ja nõuda kohtu kaudu seda kaasomandi lõpetamist. Ja kohtus ei ole õigus keelduda selle kaasomandi mitte ära lõpetamisest, et seal on seadusest tulenevalt 3 valikut, mis ta saab teha, aga igal juhul see nii-öelda kaasomand lõpetatakse ära ja see vara jagatakse ära. Aga lihtsalt siis võib juhtuda, et üks peab teiselt välja ostma ja sellised küsimused tekkida, et mis sellest saab, et ikkagi kaotad näiteks kodu või et... Seal on 3 varianti, et kui on see näiteks mingi maja või maatükk, et siis on variant, et see jagatakse nii-öelda 2 ja mõlemad saavad siis võrdse osa. Kui see on korter, et siis tavaliselt seda niimoodi mõistlikult teha ei ole võimalik, et siis on võimalik ongi, et üks abikaasa ostab siis teiselt selle välja ja 3. variant on lihtsalt see, et see müüakse siis ära ja jagatakse see nii-öelda raha ära. Aga see annab ikkagi nagu mingisuguse turvatunde, et päris tühjade kätega ei pea sealt kooselust välja astuma. Just, et sa oled ikkagi ka omanik. Aga kui oluline on see, et okei, et sa oled kinnistusraamatus, olete omanikud, aga vaata, Kristi on ka päris tihti nagu jaganud storydes seda, Kristi Saare, et hästi tähtis on ka see, et sa näitad, et sa teed neid laenumakseid. Et kas see on just siis, kui on see kaasomand ja sa ei ole abielus? Just, et selles mõttes, et siis kanda nii-öelda, mitte anda sularahas abikaasale sellest laenumaksest või kanda see nii-öelda ülekandega ja siis on ikkagi mingi tõendusmaterjal olemas, et sa oled ka panustanud sellesse kinnisvarasse. Aga seda küsimust ei peaks ju ühisvara puhul tekkima? Abikaasade puhul seda ei teki, et seal on selles mõttes, et kõik abielu nagu jooksul teenitud vara on ühisvara ja seal ei pea nagu vaatama, et kes mida rohkem on maksnud. Ei hakata võrdlema, et see nagu seal juurdekasvus vaata arvutama. Aga mul tuli meelde, et me enne rääkisime sellest, et kui sa ettevõttest endale maksad ja dividendid, et see on kõik arusaadav. Aga kui ma investeerin hoopis osa sellest, et maksan näiteks palka küll, aga ma ei pea ju välja võtma sealt ettevõttest tulu. Et kui ma seda näiteks välja ei võta või investeerin, ma ei tea, kas siin on vahe, et kas see võib ka kuidagi nagu muutuda ühisvaraks? Aga siin on ikkagi tuleb vaadata seda, et ega ettevõtte, nii et kui sa seda raha endale eraisikuna välja ei maksa, et siis see ei ole nagu sinu investeering, see on ettevõtte investeering sellisel juhul, et siin tuleb natukene eristada seda, et on 2 erinevat isikut, et üks on juriidiline isik ja teine on eraisik. Ma tean, et väike ettevõtja olles võib-olla oma osaühingus nii-öelda ainuosanik, et see võib minna segamini, aga see on ikkagi, siis on üks on ettevõtte vara ja üks on nagu sinu vara, et ettevõtte vara ei ole päris sama, mis isiklik vara. Ja jõudsime väga hea kohani, et ma olen ka seda kohanud, et juristina on see nii naljakas, kui inimesed mõtlevad, et minu ettevõtte, peaaegu nagu minu rahakott ja minu asjad, et sa oled 100% selle ettevõtte omanik, aga isegi võivad ju tulla mingitel hetkedel, et sa pead ikkagi näiteks ettevõtte huvides käituma, mitte oma isiklikes, et seda on nii raske nagu mõista tavatasandil on ju ja kujutan ette, et kui me hakkame rääkima eraldi isikud, siis on nii raske sellest aru saada, mis isik see ettevõte sul on, aga ta on juriidiliselt, et ta on sinust nagu erinev. Et ma olen ka näinud seda, et tihti inimesed seda ei taipa, et see on väga hea, et me siiani nagu jõudsime ja väga huvitav nagu erisus vaata, et mis juhul võib nagu, sest ma kuskil nägin, et mis siis saab, kui mul on ettevõte ennem abielu tehtud ja siis abielu ajal saab ala edukaks, et justkui see nagu mõjutaks seda, et see nüüd on ühisvara, et ikkagi on oluline see, et vaata, kas see saab sinu eraomandiks või mitte. Aga kas võiks siis olla mingit alust, et ma ei tea, läheme lahku ja siis abikaasa hakkab nõudma, et vaata, sa, ma ei tea, pahatahtlikult ei võtnud siin raha välja, et tegelikult, ma ei tea, oleks pidanud maksa. Hüütasid, kuule, äkki ütleb, et seda teoreetiliselt võib olla võimalik. Igasugused vaidlused on võimalik, et ikkagi, et kui on näiteks palju ettevõtteid ja et siis on mõistlik võib-olla teha abieluvara leping, kus saabki nagu selgelt kirja panna, et kuidas need varasuhted seal korraldatud on. Ja see on hea mõte, sest et eks me ei mõtle nii tihti sellele, aga võibki olla, et tõesti sul on mitu ettevõtet, üks edukam kui teine kord on üks edukas, et mis siis nagu päris hea mõte, aga ikkagi see, et ta ei muutu kuidagi ühisvaraks ikkagi see ettevõte ise, et seal võib vaidlusi võib-olla mingi hetk olla, aga ta on sinu lahusvara, kui see on ennem
tehtud, kui abiellusite? Just, et ma kujutan ette, et seal võib olla vaidlusi, et mingi dividendi nõudeõiguse üle või midagi sellist, et alati on võimalik vaielda, et kahjuks üks minu esimesi juhtumeid, kui ma läksin advokaadibüroosse tööle, et oli ka üks vara jagamine ja seal me reaalselt jagasime ka nagu kahvleid, nuge, lusikaid arvuliselt, nii et vaielda on võimalik igasuguste asjade üle kahjuks. Kusjuures minul tuleb meelde, et ma ei ole muidu niimoodi eraõiguses, noh, see on eraõigus, vaata eraisikute vaidlus nagu üldse praktikas pidanud kokku puutuma niimoodi, aga ma olin praktikal kohtus ja mul oli täpselt samamoodi, ma pidin ette valmistama kohtuotsuse ja lugesin, reaalselt pidin seal vaatama, mitu kahvlit, kellele ja nagu absoluutselt igas asjas oli vaidlus ja sealhulgas ka näiteks selles, et mis CD kellegi oma tol ajal või kelle raamat on see või teine, et võib minna ikka absurdini, et noh, lõplikult sa ei saagi ennast kaitsta, aga sa samas, sa ütlesid, vaata, et siia isiklikud esemed, aga kuidas sa seal nagu tõestad, et mis on kelle oma, et selles suhtes lõplikult ei saa kaitsta, aga peaasi, et sa ikkagi nagu oled läbi mõelnud ja ennast kaitstud nii palju, kui saab. Ja, kindlasti. Et ma ütlengi, et kõige halvem, nii et tulles tagasi nüüd nagu inimeste juurde, kes ei ole abielus või küll aga ei plaani abielluda, et ikkagi kõige halvem variant ongi see, et kui nagu kogu vara on nii-öelda ühe partneri nimel ja ei ole ka mingeid tõendeid sellest, et teine partner on sinna üldse kuidagi rahaliselt panustanud. Et see on nagu põhimõtteliselt nagu mingi võõraga kellegi teise vara elada juures, laseb sul elada, okei, võib-olla üüri ei pea maksma, aga pärast sul ei ole nagu midagi ette näidata selle eest, et just. Ja võib-olla üks asi veel, mida mõelda, et elukaaslane kui selline ei ole seaduse silmis pärijaks. Ehk seda juhtub ka kahjuks, et näiteks elukaaslased elavad koos ühes korteris ja üks elukaaslastest sureb, testamenti ei ole tehtud, see tähendab seda, et sellel teisel elukaaslasel ei ole nii-öelda sellele tema surnud elukaaslasele mingisugust õigust otseselt. Et seadusjärgsed pärijad on siis näiteks esimeses ringis lapsed, teises ringis selle nii-öelda elukaaslase vanemad. Et see on üks asi, millele kindlasti tasuks mõelda, et kui ei ole plaanis abielluda, siis võiks vähemalt teha üksteise kasuks testamendi. Eriti kui seal on näiteks eelnevatest abieludest mõlemal nii-öelda kaaslasel lapsed. Et muidu lihtsalt need pärimissuhted võivad minna väga keeruliseks. Jah, ja võib-olla ka see, et näiteks mulle endale meeldib väga ka vastastikune testament ka abielus olles, sest et võib-olla tihti mõeldakse, et alati nagu abikaasa pärib kõik, aga tegelikkuses ju on sundosa, mis abikaasa kindlasti saab, et see võib ka nagu ikkagi natuke keeruliseks minna ilmselt. Ja, see sundosa, et teatud juhtudel tuleb seadusest tõesti. Aga jah, et see on võimalik teha notari juures nii-öelda vastastikune abikaasade testament, et võib-olla mida nagu testamentide puhul võiks ka teada, et minu arvamus on, et võiks minna notarisse neid tegema, et neid on tegelikult võimalik ka kodus teha, aga siis tulevad erinevad reeglid seadusest ja nendega see kehtivusaeg on lühike, et vist on 6 kuud, ma arvan. Et tasub minna notarisse ja pigem seal teha see ära. Ja see ei ole nii kallis, et just see, et ma võin kodus teha testamenti, aga sul ei ole ju meelest, ma ei tea, iga 6 kuu tagant uuendada. Ja kui see on läbi see 6 kuud, et siis see ei kehti. Ja võib veel olla näiteks, ma ei tea, kirjutan niisama siin paberile, okei, ma võin, aga kui ma ei pane kuupäeva näiteks, et igal juhul on nagu mõistlik minna käia notarisse ära teha, siis sul on see tehtud, kui on vaja muuta, saab jälle alati minna. Aga just see kodus ja võib-olla, mida mina olen ka mõelnud, ja see ei ole niivõrd juriidiline, aga et sul võib-olla on vaja mingeid juhiseid veel jätta, et need pane kirja, aga et testament võiks jah ikkagi olla notari juures ja see on sellepärast ka hea, et siis ta on ju seal pärimisregistris ja siis kohe, kui inimene on surnud, siis notar kohe näeb, et see on olemas see testament, et muidu hakka seal otsima, võib-olla sa ei teagi, et tegelikult on olemas su abikaasal näiteks.
Just, et aga see nii-öelda abikaasade vastastikuse testamendi puhul, et siis peaks teadma seda, et lahutuse korral siis muutub see samuti kehtetuks, et seda ei tasu ära unustada. Ja lisaks seal on ka siis selle tühistamisel on teatud tingimused, et sellega võiks ka ennast kurssi viia. Et tegelikult lisaks testamendile on võimalik sõlmida ka pärimisleping notari juures. Et see on siis veel nagu samm edasi ja see tähendab seda, et ka nii-öelda vastastikku reguleeritakse pärimissuhteid, aga seda pärimislepingut saab siis muuta tõesti ainult nagu poolte kokkuleppel ja uuesti notari juurde minnes, et see on kindlasti ka tõsine samm, et sellest ei ole pärast väga lihtne enam vabaneda. Väga huvitav nagu aspekt on ju, et muidu me mõtleme, et ikka võib nagu meelt muuta, aga siin ei ole päris nii. No, tavalise testamendi puhul ongi võimalik tegelikult meelt muuta, et alati on võimalik minna notarisse ja see ümber teha, et selle pärimislepingu ja siis see abikaasade ja vastastiku testamendi puhul, et seal on nagu teised nüansid juures ja võib-olla vaata üks asi veel, mis on nagu, et miks on nagu oluline abielus olla, et lisaks sellele, et pärimisõigus näiteks sul ei teki, siis võib tekkida ka ju seis, kui midagi juhtub ja mingi terviseotsuse pead tegema, et siis abikaasal on ju nagu kohe see õigus teha, et kuidas siis nagu lihtsalt elukaaslasel on, et seaduse silmis ju elukaaslast pole olemas, et kas sellest piisab, et kuskil olen kirjas, ma ei tea, hädaabiisikuna või? Siis sa oled lihtsalt kontakt ju, et seda infot, et kes siis seda infot saab sinu tervise kohta, kui sul ei ole abikaasat näiteks seaduslikult? Ma arvan, et pigem ei ole, aga ei ole selle olukorraga ise tegelikult kokku puutunud, aga tundub loogiline. Ja mul tuleb kohe nagu võib-olla üks aspekt, mida ma tahtsin ka küsida, et kas sa oskad öelda, et meil ju see samasooliste see kooselu seadusel ei ole rakendusakte. See tähendab seda, et seadus on olemas, aga ta justkui nagu ei toimi. Mingi variant on, et võid kohtus võib-olla midagi nõuda, kuskil oli midagi, et peaks saama rakendada. Aga no ütleme, et ei ole tegelikult. Aga kas on mingeid erisusi, et siis sa oled lihtsalt nagu oletegi elukaaslased, et saab lepinguga saaks ikka ju vara nagu suhted reguleerida? Ja, aga notari juures saab ju tegelikult sõlmida selle kooselulepingu ja siis saab ikkagi nii-öelda endale selle vararežiimi valida. Aga seal tuleb jälle see nii-öelda pärimise küsimus, et nii-öelda elukaaslane ei ole ikkagi siis seaduse silmis pärijaks, et sinna lisaks tuleks teha siis ka testament. No, see on väga hea variant, selles suhtes pead teadlik olema, aga et sa saad vararežiimi valida ja siis sa pead lisaks lihtsalt testamendi tegema, et rohkem pead tegema, sest sa ei ole abikaasa, aga vähemalt on võimalik reguleerida ära suhted, et see on kõige olulisem. Just, aga seda tuleb ka siis jällegi teha notaris, et lihtsalt kodus kirjutama või lepime kokku, et kahjuks ei piisa. Ja, et kahjuks ei piisa, et ütleme, et ka näiteks mingi kinnisvara puhul, et kodus nii-öelda tehtud paberi peal kokkulepped, et sellest ei piisa, et on nagu teatud tehingud, mille puhul on vaja siis minna notarisse, et see notariaalne vorm on seadusest tulenevalt kohustuslik. Ja see on sama ju näiteks, et kinnisvara kinkimisel sa pead minema ju notarisse. Just, et ka näiteks osaühingu osalusega seotud tehingud, mida samamoodi ei teata, et ei saa ka teha lihtsalt paberi peal. Või saab teatud juhtudel, et meil on üks väike erisus nüüd äriseadustikus, aga tavapäraselt ei saa. Mis see erisus on? Seal on nüüd see, et kui osaühingu põhikiri lubab nii-öelda lihtkirjalikke tehinguid ja osa kapital on sisse makstud vähemalt 10 000, et sellisel juhul on võimalik teha ka mitte notariaalseid osade võõrandamistehinguid. Päris huvitav. Ja. Aga võib-olla siis vahepeal, kuna me siin räägime päris palju ka ettevõtlusest ja see on ka oluline, et päris paljudel investoritel tegelikult tehakse võib-olla isegi alguses ettevõtte, et investeerida ja ma tean, et päris paljud siis avastavad, et tegelikult võikski võib-olla ettevõtlust natuke kas või palgatöö kõrvalt teha. Et siis võimegi natuke võib-olla ka selle nurga alt vaadata, et kuna sa tegeled selle valdkonnaga, et mida sa pead silmas pidama näiteks, kui sa teed sõbrannaga ettevõtte näiteks? Ja, et kui sa teed sõbrannaga ettevõtte, et siis hästi tavaline lahendus on, et mõlemad on siis 50-50 võrdsed osanikud.
et selle probleem on lihtsalt see, et kui minnakse omavahel tülli, ja enam ühe laua taha ära ei mahuta ja kokkuleppele ei jõuta, et siis muutub see osaühing tegevusvõimetuks, sest et mõlemad siis otsustavad üksteise vastu. Ja keeruline on selle ettevõttega üldse edasi toimetada, et ka näiteks seda ära likvideerida. Et lahendus on näiteks see, et ühel on siiski suurem osalus kui teisel, et vastavalt siis sellele, kui palju keegi sinna tahab panustada või sellega tööd teha. Või see on võimalik sõlmida tegelikult ka niisugune dokument nagu osanike leping ja seal siis kirja panna, et mis siis sellisel juhul saab, et kui me nüüd läheme tülli, kes siis peaks osaühingust lahkuma, kellel on õigus see osalus näiteks välja osta. Jälle jõudsime negatiivsete sündmusteni, aga midagi pole vaja. Ja kahjuks juura hästi sageli on natukene negatiivne, aga samas tegeleme ka selliste probleemide ärahoidmisega. Et seda osanike lepingut ei pea tegelikult vaatama kui mingit negatiivset dokumenti, et seda võiks vaadata ka kui võimalust, et läbi arutada, et mis on üldse ootused, et kuidas me seda osaühingut nüüd kuidas me siin koos tegutsema hakkame. Ja näiteks ka kohe saab sinna kirja panna, mis on need panused, mis on oodatud, millised on mis on meie ärisaladus või et mis on konkurentsikeeld, et kas see on okei, kui me teeme nagu kõrvalt näiteks veel sellist ettevõtet, et saab nagu seda teemad läbi mõelda. Ja võib-olla aitab neid pärast selliseid lahkarvamusi ka vältida. Kahjuks üks asi, mis ma hästi sageli näen, on, et alguses, kui seda ettevõtlust hästi entusiastlikult alustatakse, siis tundub, et see nagu mingite tõesti nende negatiivsete tagajärgedega alguses tegelemine, see on võib-olla kuidagi nagu negatiivne toon, et üritatakse seda siis vältida, aga samas väga sageli siis need inimesed jõuavad mingi aasta pärast minu juurde tagasi. Ja siis on nad omavahel nii tülli läinud, et siis me ainult suhtlemegi siis juristide vahendusel ja saadame mingeid pikki seaduspügalaid täis kirju, et kuidagi nagu sellest olukorrast siis mingi lahenduseni jõuda. Ja kus räägi lõpuni ma siis. Et ühesõnaga, et vahel on täiesti okei, et mõelda nagu ennetavatelt nendele probleemidele ja võib-olla siis ei tekigi kunagi neid. Ja see on väga hea mõte, et seda keerata nagu positiivseks, sest et see on tõsi, vaata, et me ikkagi tihti, ma olen isegi seda viga teinud, et ei räägi nagu nii täpselt läbi, et eriti kui sa ei ole veel ennem teinud mingit ettevõtet, siis sa ei kujutagi ette, et mis asja me siin nagu läbi räägime, me koos hakkame tegema ja kõik on ju. Ja mulle nagu tekkis see mõte, et kui sa paned kirja, et ega ju see ettevõtlus nagu koos tegemine ei pea ju alati negatiivses mõttes nagu põhimõtteliselt lõppema. Et võib-olla lihtsalt üks ütleb, et ma ei ole enam valmis panustama, aga seal võib ikka tekkida segadus, et kui palju siis üks panustas või mis see õiglane lahendus oleks, et siis seal võib hoopis minna tülli, et selles suhtes, et lahkumisvõimalus ikka peaks olema ja jube hea, kui sul on see kunagi ammu nagu välja mõeldud juba ette. Ja, et osanike lepingutes näiteks ongi siuksed mõisted nagu good leaver ja bad leaver. Ehk siis see good leaver ongi sageli see, et näiteks haigestub või tahab minna pensionile, et tema siis saab näiteks lahkuda osaühingus soodsamatel tingimustel, kui siis see bad leaver, kes võib-olla näiteks rikub mingeid osanike vahelisi kokkuleppeid ja selle tulemusena peaks osaühingust lahkuma. Ja, sest et good leaver võib lihtsalt ka otsustada, et tal on vaja kuskile mujale panustada, et väga hea variant ja kui võib-olla kui õigusest nagu laiemalt rääkida, siis tegelikult juristidena me teame, et tihti ongi see, et tullakse liiga hilja juristi juurde. Tullaksegi siis, kui juba on probleem, aga tegelikult juristid saaksidki nii paljusid probleeme ennetada. Ja, et see on ikkagi valdav enamus, et tullakse selles olukorras, kus on juba asjad läinud halvaks. Et kindlasti on nagu ükski leping ei kaitse nagu 100% lõplikult tavaliselt, aga et aitab ennetada võib-olla osasid tulevikus tekkivaid võimalikke murekohti. Et võib-olla ka natuke minna tagasi selle oma osaühingu alt investeerimisse
et siis ikkagi nagu tasuks mõelda selle peale ka, et see osaühing ongi nagu eraldiseisev juriidiline isik, mis tähendab, et sellel osaühingul on ka omad võib-olla kohustused tekivad. Et kui seda tegevust on nii-öelda kogu aeg laiendada, et võtta sinna näiteks juba mingid töötajad või rendilepingud, et siis tuleks läbi mõelda, et kas on mõistlik oma neid investeeringuid ka selles samas ettevõttes siiski hoida või siis teha näiteks oma niisuguse aktiivse ettevõtlustegevuse jaoks siiski eraldi osaühing. Sest muidu on näiteks see, et kui mingi äririsk kuidagi juhtubki, et tekib näiteks majanduses halb situatsioon, ei suuda enam nii-öelda palgamakseid tasuda või tekib mingi üürivõlgnevus. Et kui see ettevõte peaks näiteks siis pankrotti selle pärast minema, et siis ju tegelikult sinu investeeringud satuvad ka sinna pankrotimenetlusse, nad müüakse maha ja tegelikult see nii-öelda rahuldatakse nende arvelt siis nende võlausaldajate nõuded. Et ja, et natukene tasub alati läbi mõeldakse ka ennem, et kuidas need asjad tulevikus võivad hakata juhtuma. Just, et sa ei vaata lihtsalt, investeerimise juures ikka räägitakse riskidest, aga tihti nagu varaklassiga seotud ja kõik nagu investeerimisega seotud riskid, aga lihtsalt, et ettevõttes sul on võivad olla ka äririskid, kui sa aktiivselt tegeled äriga. Et ja, see on mõte. Oleneb kindlasti hästi palju selle ettevõtlustegevuse iseloomust, et võib-olla kui sa oled ise lihtsalt siuke ainuosanikust teenusepakkuja, et siis seal ei olegi väga palju nii riske ja ongi okei hoida need investeeringud samas ettevõttes, et igaüks saab seda nii-öelda ise kaaluda läbi. Ja, et sa pead põhimõtteliselt mõtlema, mis need nõuded võiks olla, mis su vastu tulevad, mis su investeeringud võiks nagu ähvardada, et me ei 100% jälle ei saa ette näha kõike, aga tõenäosus, et et sa kuskile võlgu jääd, on ilmselt siis väiksem. Sul pole selliseid kohustusi näiteks. Just, et kindlasti, et kui sul on juba ettevõttes päris palju töötajaid, et siis sellega juba kaasneb nii-öelda täiendavaid riske. Just, ja selle ettevõttega seoses, et äkki räägime ka pärimisest ettevõttega seoses, sest vaata osad investorid teevad ka lastele näiteks ettevõtte ja siis hästi paljud investeerivad ettevõtte alt, et mis on erisused siis ettevõtte pärimisel ja mis on erisused eraisikuna, kui ma investeerin? Et see lastega vist seal on minu meelest nagu erinevad võimalused, et ma olen kuulnud, et osad investorid teevad nagu lihtsalt selle, et see ettevõte on nagu siiski ikka ainult nende nimel, nad on ise seal juhatuse liikmed ja siis, kui laps saab vanemaks, siis nagu kingivad osaluse sealt ettevõttest ära. Et sellisel juhul see tegelikult on ikkagi sinu vara, ta läheb samamoodi sinu surma korral sinna pärandvara hulka, et kui sa tahad, et see kindlasti jõuaks sinu ühele konkreetsele lapsele, siis tuleb teha see testament. Et teine variant on siis see, et see nii-öelda äriühingu omanikuks on kohe see laps, aga see muudab asjad ilmselt palju keerulisemaks, sest tegelikult selleks on vaja siis nii-öelda kohtu nõusolekut, et lapsele üldse mingi osaühingu osa omandada. Ja sellisel juhul tegelikult sinu surm otseselt ei mõjuta nii-öelda seda äriühingu kuuluvust, sest see ei olegi tegelikult nii-öelda sinu äriühing, see on sinu lapse äriühing. Et sina lihtsalt toimetad sellega nii kaua, kui laps saab täisealiseks. Sina ja lapse teine vanem muidugi. Ja, et selles mõttes, et enamjaolt ikkagi lapsevanemad koos otsustavad nii-öelda lastega seotud küsimusi, et välja arvatud siis, kui ei ole näiteks vanemad on lahku läinud ja siis kohus on andnud mingi ainuotsustusõiguse ühele vanemale. Aga et sellega tasub läbi mõelda seda, et ega alaealine laps ei saa olla seal juhatuse liige ega ise oma nii-öelda vara kuidagi hallata, et siis saab minu teada, saabki teha tahteavalduse nii-öelda notaris, et keda sa siis näed oma lapse eestkostjana ja kes on need isikud, keda sa kindlasti ei taha näha. Ja siis kohus otsustab, kui ta hakkab seda eestkostjat määrama sellisel kurval sündmusel, et kas ta nii-öelda on sinuga nõus ja ta nii-öelda tahab määrata seda isikut, keda sina oled nii-öelda soovitanud. Päris keeruliseks ja seal võib jällegi ka, juba me rääkisime jälle lahutusest, on vanemate vahel mingeid vaidlusi tekkida. Just. Jälle probleemid, et
probleemidest kuidagi täna ei saa üle ega ümber, ma näen. Ei saa jah, aga no kui ei oleks probleeme, et siis muidugi tekiks küsimus, et kas olekski vaja üldse midagi reguleerida, on ju. Aga võib-olla hästi põgusalt, et sa otseselt vaata ei tegele nagu laste teemaga ja mina ka mitte. Aga kuna meil eelmine kord tekkis lastele investeerimisest ikkagi nagu küsimus, siis ma mõtlesin, et räägime võib-olla nagu põgusalt nagu olulised asjad nagu läbi, et vaata, mis sa ka ütlesid, et juba oli kohus mängus, kui sa tahad lapsele tema nimele firmat teha, on ju. Et see on väga oluline teada, et sa võib-olla mõtled, ma teen oma lapsele ühe ettevõtte ja siis teisele lapsele teen ka ettevõtte, et see ei ole nagu päris niimoodi, on ju. Aga et minul tekkis vaata kahtlus eelmine kord selles osas, et öeldakse, et vanavanem näiteks ei tohi lapse kasvukontole raha kanda, et sina ainult ise võid. See tuleneb tegelikult siis sealt perekonnaseadusest on tegelikult toodud välja siis need tehingud, milleks on vaja kohtuluba. Ja seal ongi konkreetselt punkt, et lapse nimel nii-öelda siis omandada ja võõrandada väärtpabereid, selleks on vaja kohtu nõusolekut. See on üks erand, et välja arvatud siis, et kui need vahendid väärtpaberite omandamiseks tulevad siis lapsevanemalt endalt. Et sellise sätte perekonnaseadusest leiab ja sealt see tulenebki. Aga vot siin on see teine erisus või oluline punkt on ikkagi rõhutada seda, et ikkagi see on lapse raha, isegi kui sina annad selle ja sa oled ainus, kes võib talle investeerida, tema nimel osta väärtpabereid, aga et kindlasti jälle, nagu me ütlesime ettevõtte puhul, jah, et see oli sinu ettevõte, aga see on eraldi nagu raha ja lapse puhul seda enam, et jah, see on sinu laps, aga see on sinu lapse vara, et sina lihtsalt haldad seda 18-aastaseks saamiseni. Et võib-olla see nagu kaob ka tihti ära, et ei ole nii, et oi, mul on seda raha vaja, siis ma müün maha ja võtan välja. Ja, et seesama seaduse säte tegelikult läheb edasi, et neid lapse väärtpabereid võid siis müüa juhul, kui see raha jääb ikkagi lapse omandisse. Ehk siis, mis sest, et sina annad selle raha, ostad need väärtpaberid, et niimoodi sa ei saa teha, et sul on ikkagi mõtled, et tegelikult mul oleks endal seda raha vaja, et siis müüd maha ja võtad selle tagasi, et see oleks siis jah, seaduse mõttega vastuolus. Et see ei ole päris see, et võtad lapse hoiupõrsast paar münti ja panen homme tagasi. Ja. Et see on ikkagi lapse raha. Aga no ja just see ka, et lapse huvides peab ju kõik toimuma, et noh, mida see nagu konkreetselt tähendab, et jällegi on ja kui vaidlused tekivad, eks siis saab jälle vaielda, aga just see, et see on lapse vara ja lapse huvides peab toimetama lapse vanem ikkagi. Just. Et ja, et lapse vara tegelikult siis võib kasutada kas selleks, et näiteks kui lapse muu varaga seonduvad mingid kohustused, siis nende kohustuste kandmiseks või siis lapse enda ülalpidamiseks. Et noh, nagu laps nälga ei pea jääma, et tal on tegelikult väärtpaberid on, aga need toiduraha ei ole. Et nii ekstreemseks ei lähe. No väärtpaberite müümiseks tuleb ikkagi siis saada see kohtuluba. Et kui laps näiteks on saanud kingiks või pärandiks mingisugused väärtpaberid ja kunagi kohtuloa alusel on need võetud vastu, siis igal juhul on vaja kohtuluba, et sellega tehinguid teha. Et samamoodi ka kinnisvaraga, et nii-öelda, et kui lapse nimel on kinnisvara, et siis need tehingud, mis kaasnevad kinnisvaraga, et neid ei saa teha siis lapsevanem, vaid et ka see käib nii-öelda läbi kohtu. Ja et noh, et sellepärast võib-olla tasub ka mõelda, et kas, kui on näiteks mingi soov üürikorter, tundub ju tore mõte, et võib-olla lapsele kinkida see korter, üürikorter, aga et siis tasukski mõelda, et kas siis on soov kogu aeg läbi kohtu käia, kui tekib nagu vajadus sellega mingeid toiminguid teha. Väga hea asi, mida nagu ette teada on ju, et mõte nagu võib-olla tundub nii hea, et lapsele saab korteri, aga et põhimõtteliselt ikkagi tundub, et on lihtsam ise toimetada ja ise mõtled, et see on lapsele. Noh, ei ole muidugi keelatud lapse nimel ka, aga et see tundub veidi keerulisem, aga mulle tuli ka veel see meelde, et tihti ikkagi ei saada sellest ka aru, et näiteks teen lapse nimele kasvukonto, panen talle sinna raha, et siis, kui laps saab 18, et siis automaatselt ta võib ise hakka, see on tema oma, tema hakkab ise sellega toimetama.
et siis sa ei saa enam öelda, et ei, sa pole veel piisavalt umbes küps, et annan 21 sulle. Et seda sa ei saa kuidagi reguleerida, kui see on lapse nimel. Just, et kui sa nagu tahad seda kuidagi reguleerida, siis on ikkagi variant, et sa hoiad seda investeeringut enda nimel ja siis 18-aastaseks saamisel siis otsustad, et kas sa kingid selle ära või et kuidas sa sellega edasi toimetad. Ja sina võid ju mõelda seda nagu, et see on lapse oma ja ma saan aru, et tegelikult sul võib ju mitu neid kontosid olla, et teedki laste arvu järgi näiteks, pluss endale näiteks. Just. Ja võib-olla üks asi, mis ma praegu mõtlesin, see ei ole küll otseselt juriidiline, aga miks veel nagu enda sees hoida, on, et kui on mingid teenustasud, et jah, et kasvukonto on kuni 26 vaata haldustasuta, aga et noh, kui midagi muud, et sul näiteks, ma ei tea, välisaktsiaid tahad osta, et siis kui sul on rohkem, võib-olla läheb rohkem teenustasu. Ma ei ole seda nagu läbi nagu arvutanud või mõelnud, aga see võib nagu ka olla teatud juhtudel. Nii, aga meil on natuke veel aega, et ma mõtlen, mis meil rääkimata on. Mulle tundub, et isegi kõik oleme ära rääkinud, kõik olulisemad asjad. Kas sul tuleb midagi olulist veel meelde? Äkki räägime hästi kiiresti veel ka natuke töösuhetest. Võime rääkida. Aga mul ei ole isegi ühtegi küsimus selle. Aga ma tahtsin nagu võib-olla selle nurga alt, et vaata, me rääkisime nagu ennetamisest ja sellest, kui oluline on oma õigusi teada, siis üks koht, kus oma õigusi teada, on ikkagi ka tööl ja töösuhetes. Kindlasti. Et kuigi tööseadusandlus, kui sul on tööleping, et siis ta ikkagi töötaja nõrgem pool kaitseb rohkem. Aga näiteks võib-olla üks asi, et ma olen nagu vaadanud, kui Kristi käest küsitakse, et kas ma pean nõudma kindlasti, et mu palk tõuseks või lisatasu saan juurde. Ja siis ma mäletan, ma ükskord just Kristile ka kirjutasin, et lisatasu on palju lihtsam muuta ära, kui sul palka vähendada. Et seal võib sul tekkida mingi probleem. Ja, et selles mõttes töölepingut saab muuta ainult poolte kokkuleppel, et ehk siis kui tehakse näiteks mingi töölepingu lisa, sinna tuleb uus palganumber, siis sellisel juhul selleks, et seda uuesti vähendada, et siis on kas seadusest tulenevad alused või tuleb teha uus kokkuleppe töötajaga, et seda palka vähendada. Et lisatasu puhul, et see võib ju olla ka tegelikult mingi ühekordne boonus, mida tööandja maksab, et kindlasti on siin vahe sees. Just ja palga vähendamine me küll nüüd oleme näinud, et on võimalik, on näiteks masu ajal ja koroona ajal on eriolukorrad, aga need on ikkagi väga ekstreemsed olukorrad, et seda saaks nagu teha, et siis peaks sul näiteks ka töökoormus vähenema. Ja sellega kaasnevad töötajale ka mingisugused õigused, et võib-olla mida veel nagu mainida, et lisaks vahel tehakse ju ka töötaja võlaõiguslike lepingute alusel, et mis on siis käsunduslepingud või töövõtulepingud, et see annab siis töötajale palju väiksema kaitse, et siis ei tule jälle neid töölepingu seadusest tulenevaid eeliseid, mis on näiteks õigus puhkusele või mingid haiguste või lapsehoolduspuhkusega seotud küsimused ja samuti see ka kogu see lepingu lõpetamise kord on seal hoopis teistmoodi reguleeritud. Et kindlasti see ei ole nagu sama, et kui töötada töölepinguga, et see annab täiesti teistsuguse kaitse. Ja see on väga oluline koht, et inimesed nagu sellele ei mõtle, et jah, et käsundi pealt näiteks makstakse ka sul maksud ja sul võib on ala haigekassa isegi, aga tihti näiteks, aga ja see ka, et võib-olla, et ega lepingu pealkiri ei muuda nagu lepingu sisu, et kui sa paned, tegelikult on nagu töösuhe, aga siis sa paned seal pealkirjaks käsundusleping näiteks, aga sisu on nagu töölepingus, et siis ta on tegelikult tööleping. Seda küll, aga kui sa pärast pead minema seda vaidlustama, et see on ikkagi lisakoormus kindlasti. Ja lihtsalt tavaliselt seal käsunduslepingu sisu ei ole tööleping, on ju.
aga jah, et tihti tahetakse ja noh, eks see on ka see, mida nagu jõuame selle niinimetatud OÜ-tamise juurde, et minu meelest nagu sellega nagu natukene enda OÜ alt töötamist isegi nagu pannakse negatiivsesse valgusesse, et see ei tähenda, et sa ei tohi OÜ alt töötada ja teenust kasutada, aga just see, et näiteks sa ei saa nii teha, et ütled tööandjale, et ma siin töötan töölepinguga, et aga homsest ma hakkan oma OÜ alt seda tegema, et see ei saa nagu asendada seda töölepingut, et siis peab ikka mingi erisuse tulema ju seal. Et oma OÜ-lt saad ikkagi siis, kui sa näiteks sul on palju erinevaid või noh, mitte isegi palju, aga mõned siuksed erinevad kliendid, kellele sa osutad teenust ja et keegi peaks selle palga ikkagi välja maksma, et siis sa lihtsalt maksad selle nii-öelda oma OÜ alt endale ise palka. Et kui sa teed seal mingit aktiivset tööd. Ja, et siis sul peab tulema nagu see tasu koos su nii-öelda palgafondi ehk maksudega, et sa nagu ei kaotaks sealt. Ja, et see nagu tasuks kindlasti läbi mõelda. Jah, et kas see on õigustatud sel hetkel ja kas see on nagu läbi mõeldud sulle, et kas see on sulle kasulik tegelikkuses. Just. Ma arvan, et on sul veel midagi, mis sa tahaksid kindlasti öelda? Mõtlesin võib-olla üks asi, mida võiks veel mainida, et vahepeal olid siin hästi populaarsed igasugused krüptoinvesteeringud. Et seal oli nagu selline skeem, et mitte skeem, aga mingi periood oli see nii-öelda täiesti lubatud. Et kuna nii-öelda ettevõtte nimel oli keerulisem, siis seda kuskil krüptovahendusplatvormil seda kontot registreerida, et siis tehti näiteks ettevõtte eraisiku vahel agendileping, ehk siis nii-öelda ettevõtte kandis raha eraisikule ja siis eraisik näiteks investeeris seda. Et selles osas ka Maksuameti seisukoht nii-öelda muutus. Nüüd juba ma arvan mingi pool aastat tagasi, et praegu on ikkagi niimoodi, et kui sa tahad näiteks mingi ettevõtte vahendeid investeerida või ettevõtte alt investeerida krüptosse, et siis see konto peaks ka olema ettevõtte alt. Ettevõtte nimel tähendab. Eraisikuna saad siis investeerida ikkagi ainult nii-öelda eraisiku vahendeid. Et selliseid vahepeal nagu paljud soovisid sõlmida selliseid agendilepinguid, et võib-olla selliseks infoks, et keda huvitab krüpto, siis tasuks ennast sellega ka kurssi viia. Väga põnev nagu võimalus oli ja et seda nüüd ei ole. Jah, et kui sa ise tahad investeerida, siis sa pead ikka selle ettevõttest endale välja maksma ja makse maksma. Ja siis sa saad seda krüptosse panna. Jah, aga noh, ma ei tea, et kas eraisikuna, et kui hea on üldse krüptosse investeerida. Jah, seda ka, jah. Et võib-olla on nagu mõistlikum siis natuke vaeva näha ja endale ettevõtte nimel see konto ära avada, kui see krüptomaailm huvi pakub. Aga vist igal pool ei saanud vähemalt mingi aeg, aga kindlasti mingid kohad ikka on, kus saab. Igal pool ei saanud, aga mingite teenusepakkujate juures saab, et lihtsalt tuleb rohkem nii-öelda dokumente esitada ja natukene rohkem vaeva näha. Aga no hea teadmine. Just. Et küll see krüpto jälle võib-olla nagu populaarsemaks muutub või kindlasti on ka neid, kes pole loobunudki sinna investeerimast, et just sellepärast, et kehvemini vahepeal läheb. Just, seda kindlasti. Aga suur aitäh sulle, et loodan, et kõik kuulajad on targemaks saanud, et ma arvan küll, et endal mul oli küll nii põnev, et ma ei teadnud ka kõiki neid aspekte, et ega kui ei puutu ka kokku nii palju, siis ei teagi ja seadused ka muutuvad, et päris mitu korda mainisime enne seda, et kui palju seadused on vahepeal muutunud. Ja absoluutselt seadused muutuvad ja et ma kujutan ette, et võib-olla see info, mida me siin täna jagasime, et see võib esmapilgul tunduda selline natukene keeruline ja raskesti mõistetav, et siis võib alati julgelt kirjutada ja küsida, et kindlasti siis hea meelega selgitame lähemalt. Just alati võib küsida ja täpsustavaid küsimusi või on lihtsalt me kõike ikkagi ei katnud, et on tekkinud. Aga aitäh sulle ja kuulajatele järgmise korrani.